nii äkki, kas selline pre-race jitters või selline väike selline... Närvi mõtled? On. Eile oli ikka päris hull sellepärast, et ennem esimest nagu free practice'it ma ei teadnud üldse, mis auto teeb. Ja ega paremaks olukord ei läinud ka, sellepärast said aru, et uus mootor, auto käitub absoluutselt teistmoodi, õppisin nagu, ma õpin nullist jälle. Kuidas sellega üldse on, et võit on ju tegelikult juba üks saavutatud, saite auto liikuma üldse nagu enam-vähem? Ja auto liigub, aga nüüd hakkab see jama pihta, et nüüd ma pean leidma antud käigukasti ülekannete asjadega, mis on optimaalsem. Ehk siis täna tegelikult on 2 võistpäeva, ongi see, mis täna on. Ongi see, et uuesti autoga tundma õppida ja siis vaatame järgmiseks riiaks, kas hakkab ülekandeid asju ümber tõstma, et kus mida nagu nii-öelda aega. Et tõenäoliselt siis Race 2 on kiirus rohkem kui Race 1? Suure tõenäoliselt küll, kvalifikatsioon ainult 5 ringi. Ja viimasel ringil ma sain nagu nii-öelda parima ajakirja, aga seal ma tean ise, et ma tegin, vusterdasin nagu nii ära kõik asjad, sest ongi see, et ma hakkasin katsetama, et mis, kuhu, mida, palju, kus, mida saab nagu kas rohkem või vähem. Nii et eks siin reisis ole näha, et Ja kuidas kvalifikatsioon üldse, räägime kohtades ka? Ei, see halb on. Oma klassi hetkel, kas ma olen 3. või 4. Aga ma ütlen seda, et ma pole aasta aega sõitnud, esiteks ja teiseks on see, et uus mootor käitub teistmoodi, auto ise käitub teistmoodi, et ega ma ütlen ausalt, ega ma ju ennem eilse kvalifikatsiooni polegi selle autoga sõitnud, selles mõttes uue autoga, et go with the flow, Ja see on tehnikasport. Meil siin ühel juba lendas mootor, kes värskelt just eitas. Nii et ütleme nii, et me oleme juba võidus selles mõttes, et meil on mootor ja auto liigub, eks ole, aga eks see on ikka tehnikasport ja eks me võtame asja nagu mõistusega, et tuleb minna täis panga peale, tulemus on see, mis tuleb. Mees, soovin sulle edu täna. Tänud. Nii, oma klassi 3. Muidugi. Ei, hästi. Või nagu Kalevist kahju muidugi. Kuidas sa nagu tundsid, kas nagu iga ringi tuli nagu enesekindlus, auto oli rohkem planted, niimoodi läks järjest paremaks? Ja. No ikka. Suures seda oli näha ka nagu selles... Lõpusirges on ja. See ongi, et ega ütleme nüüd, et lõpuks oli nagu nii-öelda nägu läks naerule, oleme sellest, et see vahe nagu nii-öelda teise kohaga tekkis nagu nii suur. Aga lihtsalt oli see, et ma võtsin eesmärgi, et ma panen endast nagu kõik, selles suhtes, et ma pingutan, vaatan, kus ma saan veel pidurdusmaid lühemaks ja nii edasi, et arengu mõttes oli väga hea. Simmo tegi sulle pika loengu, et pidurdusmaad mitte siis pikemaks, vaid lühemaks just, jah, et kuidas see välja tuli? Ega ei tund. Ajast on näha, et ega tegelikult ei tund, et ongi see, et kuskil ikka kuppis on see vana nii-öelda kereauto instinkt on sees, et ikka vara pidurdama, et lühem, järsem ja kurvi. Kas oli mingit sellist nii-öelda närvilist olukorda ka stardis, kus oli mingi väike napikas, mingi väike koha peale heitlemine, mis läks nagu piiri pealt? Ei, ütleme niimoodi, et algusest, et Italos midagi tal juhtus, teisen kohalt minema läksin mööda, aga sirge pealt on näha, et kuidas temal nagu nii-öelda kurvikiirus on suurem, et seal tuleb mängu ülekanded, seal tuleb mängu seadistus, kõik sellised asjad, et tegelikult mul lõppseadistus kui selline tegemata. Ja mis on lõppplaan Race 2? Uue treffid alla ja vaatame, mis saab. Nii mees, tehtud, intsidente polnud, kõik läks ilusti ja 2 sekki kiiremini. Ei, väga hea, selles suhtes juba hakkas tulemas vana ja roostekiht sai ilusti lihvitud. Juba
kõrvaltvaatajana tundus, et just seal pärast esimest kurvi seal andsid mitte ainult pidurit rohkem, vaid talda ka rohkem. Kõik olid põhjas. Kõik olid põhjas. Ei midagi ole teha. Ei noh, seal on see, et nüüd on see nagu näha on sirge peal, et tippkiirust on erinevad, et seal tuleb nagu ikkagi ülekandeid ja asju viimistada. Et sirge peal on sama klassi autod on erinevad kõik, et mul on tundu, et ta natukene aeglasem kui teistel. No on selline pingelank ka, et ütleme nüüd, see oli väga nädalavahetus selles suhtes, et sissesõit sai tehtud, sai nagu nii-öelda vana rooste maha lihvitud ja nüüd ootab tegelikult mind Lätis Düno, mis on nüüd 6 aja pärast. Siin kaasvõitlega juba rääksime kokku, kes teevad Dünotavad ma auto ära, paneme vastavalt seadistame ära ja siis vaatame, mis siis saab. Kas suures pildis 13 historika autot vist niimoodi kriidis, et seda vist liiga tihti ei näe? Seda hetkel ei näe, aga saaduskatte all võin öelda, et tegelikult me tahame selle aasta lõpp või järgmise aasta alguseks 120 autot rajale. Ehk siis töö käib. Töö käib ja kas Race 2 ka oli mingi heitlus või rohkem sõitsid oma sõitu? Start. Aga seal kohe oligi esimene kurvi, seal kõik ilusti olin eespool Suubanist kaasvõitlejast, aga seal tekkiski see moment, et on näed, et kus nagu sirge peale, et nende auto lihtsalt liigub kiiremini eest ära, et seal on nii ülekannete kui ka igasuguste muude seadistusi küsimus. Aga kokkuvõttes olen ma nagu tegelikult päevaga väga rahul. Seda on olnud kõike väga kena näha ja ilus baashooajale õudselt lahe oli seda näha ja aitäh sulle ja edu!